15 meest läks üle stardijoone, et võtta 25 ringi pikkune teekond Eesti meistrivõistluste 10 000 meetri meistri ja medali omanike välja selgitamiseks. Ja Roman Posti on siis otsustanud, et tema teistega koos ei jookse, tema jookseb üksinda natukese eespool. Aga ülejäänud grupp on liiklusriigis kõik koos ja kuni väikest liikunud jookse tänasele minutit tuleb, aga esimese ringiga on Roman Posti jooksu ära üle 80 meetrit. Ja tähelepanu siis daamid, Eesti meistrivõistluste esikollid Evelin Talts, Kaisa Punkk ja Peeter Kõnne ning Evelin Talts on oma treeneri kaasa audasest on meil kohe, kui meeste jookseb finišeerib. Olge siis kenasti juba platsis ja valmis. Nii kui mehed on seda finišijoone, hakkame allisid audasustama. Ja Roman Posti läheb siis oma jooksu, üle on õigest meestel praegu valmistuudeni pakkuvuga, hakkavad enda kannat paistma ja tuleb hakata mõtlema, kes poolt mööda. Auto Saskun on siis selle Pikarivi liider, mis jookseb kõik veel koos. Julgen arvestada, et väga kaua see asi ringi ei käi. Tuleb võtab keegi võtte mõtte või otsi välja mõtte, saame Postit taga ajama hakata. Aga kindlasti ei sobi see tempo, mis praegu esinud liikumistel on, või liiga aeglaselt hakkab paistma. Kakskümmend 2 ringi on Roman Postil ja nüüd on siis pea 100 meetri pikkuseks. Jah, võitu veel, et terve suurde pikkus on siis ühe sees. Kui kõik sama viisi jätkub, siis 12 ringi paari jaoks. Kõik jälle koos ainult, et Roman Postil üks ringi vähem joosta. Roman Postil üks ringi rohkem. Ta ei ole õuduspass. Vahest jääb küll, kui tuleb kapis kogu aeg olnud, aga ei, ta on kapis küll. Bussijuht oli kõva. Homme hommikul bussist on poisid. On mingi treener, ma ei tea, kuidas on jalgpalli treener. Napilt üle poole tunni peaks siis eelmise aasta esikolmikul aega distantsi käbimiseks. Kas täna läheb nii, et saame taas ühte jooksjat ühte aega alla 30 minuti 10 000 meetri distantsi oleks ju väga tore. Aatekas ei saa ka keegi, aga ei joo ja palju. Aina polegi paari. Karupaari olegi. Kaupo Sassmann
on siis vedanud nüüd natukese meestest lahti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merelised grupid. Andrus Veil on siis vahe sisse tegi ja tema kannul veel 4 meest, kui me vaatame. Teisteste vahedega tuleme. Polegi vaja, jalaka panna kogu aeg. Nüüd tuli nii kiirustades. Sain selle peal koera käes ju. Kes ütles? Mina ütlesin. Võta tead. Järgmine aasta tuleb. Et siis rekordiraamatust tuleb ka ära käia, rääkisime siin naiste. 10 meetri rekordist, mis on püstitatud aastal 88. Midagi pole teha, naiste rekord on 10 aastat veel vähemalt rahas jooksis endiselt aastal 1978 raada 27, 40, 61. Nii palju siis ajaloost Eesti rekordist, täna on teine päev, teine võistlus ja teised päev rajad ja Roman Kosti siis siin oma asja ajamas ja Kaupo Sasmin juhtivad siis seda seltskonda, kus lõpuks Eesti võistluste hõbe ja pronksmedalid ka teist nendest, et see selgub siis, kui jääb särenud ja läbi saab. Enne teada Elari kohta. 18. 18 ringi jääb siis liider Roman Kostil finišini. Ja nüüd on pool ringi vahet. Siis 200 meetrit Kaupo Sasmini võetada järgmine seltskonnaga. Kus üks on sama arvega koos. Siis kokku 4. 9 mees, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siit on praegu tõmmates tavaelus. See kolmiklikult tõstmine ja see tegelikult veel pitama otsa jooksja Andrus Veil. 10 tuhatane jääb siis liiga pisikene distants, teeb oleks palju parem. Kas nüüd hakkas Ivar Ivanov kiiremaid liigutusi tegema just nii, tema larikas ja läheb siis Kaupo Sasminist mööda, 2 meest talle veel tammuga. Ja mida toimub siis ülejäänud ja minnakse edasi tagasi. Tundub, et esialgu otsustas kogu seltskond, et saab ka Ivar Ivanovi tempole vastu ja enam-vähem ühes rodus jätkatakse. Aga väike vahe tulnud sisse ja nüüd 12 meest ära lähetes seal Ivar Ivanovi selja taga veel on, siis tuleb umbes nii nagu naiste jaoks. Eestis pole mingit kahtlust ja peab omavahel uurida, kus selle tagant kohvi saab. Esimene mees saab nüüd ringiga ka sisse, saab seda karvat hoida.
ja ütlesime ka, et kui Roman Postik probleeme tuleb, siis sellega võetakse, kas teile ei nõua raja andmist nagu mõnel teisel alal. Samas ei oleks ka väga ebaviisakas siserada, eriti kurvis järele jõutakse liidrile vabaks jätta ja vasta ka siis seespoolt mööda minna. Ivar Ivanov ja 742 on Ülari Kais, nemad olid siis vahepeal eest ära minema saada, äriseltskond tuli järele, praegu on siis 9 kõik koos, ainult järjekordselt koos Martin tuleks seal, siis järgmisena ja siis aus, nii et ennast seal siis järgmistel hakkavad uuesti klaarima, kui jäi kõik nii nagu oli, ainult kui sai liiga, auto kastumit asendab Ivar Ivanov. Roman Postik aga nopib siis ringiga aeglasemalt jooksvaid mehi. Ja 16 ringi jäetab Roman Postik lõpuneosta tuletab taas ja jälle meelde number mingilügemista kool näitab liidrile jooksta jäänud ringide arvu ja see number pannakse siis ette, kui liider on tulnud finishisirgule välja, siis 100 meetrit enne seda, kui see ring alla, seda number näitab. Postik läheb tagasirgule, kui pühasirgule pannakse ette 15 ja seda, et komisjoni ületamise ajal tuleb 15 korda ühest tahetamist keerutada, siis on distantsi läbi. Kas nüüd jälle siis hakkab Ivar Ivanov vähed sisse tegema? Ülari Kais tema kammul ja hakkab väike vähe sisse tulema 5 korra juba olnud. Siis läbi kõik jälle uuesti kokku ja selle vahe üks pandi kinni, siis juhtus nüüd saame näha. Viisteist ringi komisjoni veel ja Lein jälleenähtsid viisakat ja tänast kui liidrile teed. Raale kaupa ajajooksu ajad oluliselt midagi ja läbi siivist meestest järjest läks korra juurde kurvis ja iga sajandit tuleb just teemast. Ja nüüd on see läbi siin pikemaks läinud ja jäävad ka Ivarina Hoppula lihtsalt kõige ees ja teiseks hoidnud Priit Taus, Ülari Kais pisustada sammu maas ja siis on juba väike vahe sees, seda kutskonna seal vedamise Antti Puistu. Priit on selle kaasas, kas kantsendatud, eks? Ja sellest võitkamasel kannetkusin tähelemisest 9-mehelisest võtkast rääkisime, et ka vanameisteri otsas läheb Koossenev. Pilas siis selle tempole kõik kõvasti ja tegelikult vastu ei ole siiamaani tegelikult sellest trükiski väga andanud, kuigi trükk on nüüd pikemaks läinud. Maratoni mehed jooksmas siin oma jooksul, Kristo Reinsalu ja Andrus Lein. Kui taas siin on tõmmeline kõik tükkamaks ja nüüd päris üledaks jäänud, kes päris viisiga jooksmas. Ja kohe tuleb siis selle rohuga hakata ka liider Roman Postiga rinda pistma, aga siis Ivar Ivanov ja Priit Taus praegu kõige lähemal Eesti meistrivõistluste pronks ja hõbemedalina, aga kõige mõistlik praegu ilmturvaline töö vahe peale ei ole, siit on kellegi jõud. Koos jõuvarusid ja mõtled tulla, et siit on veel jõuvarusid kätte ja ise medali võtta. Roman Postil ja kõik ka igal ringil juba korralikku aplausi ja ergutamist, 13 ringi on veel minna ja see tähendab siis seda, et pool maad saab 200 meetri koha peal läbi.
ära kaugele mine. Ise vaata, ülgis vahele. Miia! Kõige parem on see, et siis saavad naised saavad medalid kätte ja kõik ja läheb siis suuremaks. Ivar Ivanovi, Priit Pausi ja ülejäänud seltskonna vahel, nii et tundub, et nüüd medalit saada mõlemal mehel on. Mikko Reinsalu ja Andrus Leib on siis oma tempo ja sõbraliku koostöö võimaluse leidnud, tahtlusi lähevad. Siis paremana, et ka lahtusella püsitas ei. Seal on ka. Ma ei tea, pole koos, teeme ikka lippu läheb. Kärake juurde peale kuulda. Seal on kestelevisioon ja väljavisioon. Pisut kahe suurele tagaajajaid vedamas siis Anti Kuustus, aga vahe vähe suurele. Ja Roman Kostimis kelle kandideeris kõvasti, tule meie ridadest, tule aga muudkui kandideeri ja 2 kuud hiljem ise lahkus erakonnast. Vot nii oleks konksu olla meil. Kolmandaga auhinda. Viili valla poolt. Ei, ma mõtlen seda, et vaevale kokku saada. Ma oleks nõus, kui veel eesmärk. Jah. Ma oleks jätmas sellest kõne vastu. Kui sa meid Saaremaale viiks. Nüüd on ees ees. Neljandal kohal oma köie kaasa. Nüüd on siis veel jäänud 1, 2, 3, 4, 5, 6 meest Roman Kostil rundiga kinni püüdmata ja kohe on 10 rundi veel liidril joosta. Nendel, kes on ees, siis rundi ei ole rohkem. Ja ega see lihtne töö ei ole, nii et tõesti, kas viitsid, et ta käeb taskust välja, lööda pead kokku ja peamised kokku ja aidata kaasa. Nii palju, kui seda rahvast siin staadionil on. 10 000 meetrikust staadionil on Eestis muutunud üldse kaunis arvumiseks ja harva joostavaks korra Hiiu Nõmme seeriavõistlusel, võib-olla kuskil seeriavõistlu raames veel, aga olid ajad, kui kõik on üks võistlus nagu Tallinn-Tartu linnavõistlus ja sellegi kavas oli 10 000 meetri jooks. Ikka on linnavõistlust jooksust rääkimata. Ivar Ivanov ja Ülari Kais siis seal. Ja Priit Paus ja nüüd on nemad kaks sõnadega saanud ja 2 viimast meest siis jäänud veel Roman Kostil kinniga kinni püüdmata, ilmselt selles samas kurvis või kohe järgmisel kõrgel on siis ka Eesti meistrivõistluste hõbe ja pronksmedalimehed, kes nad siis ka oleks rundiga kinni püütud ja mööda joostud.
Roman Posti taas siis tribüüni ees ja nüüd on siis tema kõigile meestele, kes jooksmas on, vähemasti ühe ringi sisse teinud. Aga jooksikud Ivari Janovi juhtimisel on kinni püütud ja taas on seal 4-meheline seltskond koos. Nii et järjekordselt võime öelda, et kes saab üveda, kes pronksi, ei tea siiamaani keegi. Tuleb otsida siis medaljoonevõtta selle 4. grupi seest, aga üks võttele järgneva paari hulgast, aga seegi vähe lootusetult ei ole. Võtsis, kes lahkumas 2 medalit, 21 Anti Puustus, 702 Jari Janov, 745 oli seal veel Aleksei Markov ja üks mees oli Jõev. Ja Priit Paus muidugi jah, nii et nemad siis on kõige lähemal Eesti võistluste hõbe ja pronksmedalja. Uus ringjääb Roman Posti komisjoni ja tulevad siis Anti Puustuse juhtimisel ülejäänud medalid juhustajad ja nii paistab jah, et teistel esialgse plaani järgi vist enam midagi nõuda ei ole, aga ma tea. Igal juhul on siis Roman Posti söömas oma kolleeg rajal juba teist korda, kui nii võib öelda, et teist ringi sisse tegemas viimastele meestele. Vahepeal tuletame meelde, et 20 jooks läbi on, ootame daame 10 000 meetri jooksu 3 paremat autasustamisele ja seejärel tuleb siis taas üks vägev sündmus, autasustatakse kogu haigade mängude kõige suuremaid mehi. Tuleb köieveo võitlete autasustamine, nii kaua kui siis mehed 10 000 meetri jooksa samast autasustamisi tarbaks koguvad. Nii et kui jooks hakkab lõppema, palume ka Kiili valla, Väike-Maarja valla ja Juuru valla köievedajaid olla siin kõik koos autasustamiseks valmis. Anti Puustus ja Janov. 5 ringi on. Priit Paus ja Aleksei Markov. Jah, need on siis need lähemad välitajad. Tempo tagant tulijatega minu meelest hakkab olla või vahe tagant tulijatega pisut vähemaks jääma, nii et kui seltskond seal ees kaua niimoodi edasi jookseb, siis võib juhtuda, et hästi näeme seal 5 või isegi 6 liitrist gruppi taas koos.
kohe jääb siis 4 ringi, 2 kilomeetrit, 1600 meetrit, aga on posti finišini. Nüüd siis võib hakata asjaile tõesti meetrite tulema. Ja järgmise põline ei mõtlegi siin asjale klaarima hakata. Täna oleks olnud 3 aastat, ei tea see jälle 3 aastat. Ilari Kais ja Jõtšestab Košenaga siis grupi järel 2 järgmist meest, kes võiksid siis ka mõelda selle grupi kinnipüüdmisele veel, praegu mõlemad on otsides sättides üsna võrdsete omadega jooksmas edasi grupi järel. Grupis aga kõik muutusteta välja arvatud see, et vist neid hakkab vahe tänasel Ilari Kaisid on vähenema ja suurenema. 7-2. 1. Kui puustus on ikka kõige ees. Siis ta paneb ikka udu ju. Vesi, et on lepik. Kaks ringi jääb postil finišini. Ehk siis nüüd tõesti on ainult 2 korda, siis mööda joosta veel saabki. Ja postist peab tegele hõvedast pronksmedal ja meil tõestel jääb nüüd 3 ringi finišini, aga edasi klaarina veel ei hakata. Ardi Puustus Ivar Ivanov on tahekes ees, aga see vahe ei ole olulisem tähtsusele väärtusega selleks, et tema sellest üle finišioone jõuda. Jõtšestab Košenaga hakkab Ilari Kaisi kinni püüdma ja siis kokkuvõttes praegu 6. kohal, kohe juba 5. kohal. Ja Jõtšestab Košenaga on tõusmas Eesti meistrivõistluste arvestuses 5. positsioonile. Nüüd kohe, kui ta kõrval olevast Ilari Kaisist mööda saab. Aga tuleb siis kus on meie 4. punktane, kui ta olen kadunud kuhugi vahepeal sealt, vaid siis segama ringiga sisse saavad, nimelt see arvutas Kuine ära, kui läheb siis ka viideti. Viimasele ringile 400 meetrit on postil käib finišini. Ja kas siis võidab siis 702, ikka Ivanov ees ja raske sammuga minnakse, 2 ringi jääb sellel rongil või finišini, kes sealt siis vedavid saavad ja ikka veel keegi. Aga vähem kui 2, pisut rohkem kui 200 meetrit ja Eesti meister on finišis, Roman Posti, nii kui stardijoonest üle läks. Minema ta läks ja minema läks ja kohe on ka finiši sirgel väljas ja Eesti meister siis aastal 2014 on Roman Posti.
stamina sporditulist. Viimased meetrid, ja mis siis nüüd saab? Kõik medalid tuleb välja anda ja kus nad omale võtavad. Ivar Ivanov ja Priit Taus on nüüd praegu siis kahekesi sellest ülejäätsest ennast pisut lahti saanud. Anti Puustus hakkab maha jääma ja nendelgi läheb nüüd viimane 400 meetrit kohe lahti. Ja see tuleb olla, ütleb Väino Kondo ja see on tõesti nii. Aga Vjatšeslav Košelev on siis nüüd kenasti juba 5. positsioonis. minutit 38,64 sekundit on Roman Kosti võiduaeg. Aga Priit Taus ütles, et on juhtud siin koos küll natukese küsiga reosta ja läheb siis nüüd saama Eesti meistrivõistluste hõbemedal. Ja midagi pole teha ja noh, kes siis lähedal tegi selle grupi ees otsast pikalt tööd nagu Jõhtu Liider, sest on Kostist jooksu vedamisele abi ja jooneks saanud kasuks Eesti meistrivõistluse pronksi. Ja nüüd siis 5. varameister Vjatšeslav Košelev. Klassikame ja apladeerime. Tema võiks võistelda võttemängide klassis, aga on Eesti absoluutarvestuses 10 000 meetri jooksus finišis 5. Aga ma näe siin Rostali juures. Valmis veel. Häiste. Esivolnikud. Sest kohe läheb lahti augasustamiseks lubasin, nagu viimane meest emisseerub, siis hakkab ka esimestvõistluste võitjate augasustamine peale. Aeg oleks varsti hakata siis püsti tõusma ja ritta võtma juba ka nendel suurtel meestel. Ma ei tea, kuidas seda toru alta pealt läbisaamisega lood on, aga võivad ka ringis olla, mida veel aeg on. Mängus veidi oma finišisse ja väga palju meeldi peale olema. Keegi tundub, et ei katkestanud, kuid kes alustasid ka üle finišiooni jõuavad. Löömel tants, mida kutle, ette tunne. Palun mulgeni. Selle tribüüni. Kui jooksuvaja keskpaika, augasustamistelest oli kas poolele ja kohe läheb ka augasustamiseks. Saage uued numbrid pange. Aare, kolme peale. Hakka sinapoole rohkem.